Täna on reede, kell on 6:30 hommikul, ma lõpetasin just töö ja mul hakkas puhkus, väga hea. Puhkus on päris pikalt ja seekord me vist veedame oma puhkuse, ma veedan oma puhkuse Eestis. Ma küll kibelen minna kuskile, aga mul ei ole mingit pileteid ostetud, mingit reisi broneeritud. Küll aga võib-olla tuleb viimase hetke otsus. Me ei tea, päev korraga. Vaatame ilma järgi ka natukene, mida teeme, kuhu lähme, mis iganes, sellised asjad. Aga praegu ma lähen koeraga õue. Juba ootab. Siis on vaja minna poodi ja võib-olla natuke ka magan ja siis Sonjale järgi. Kuidas mulle ei meeldi poes käia. No poes okei, ma võin käia, aga ma neid kotte tassida, no üldse õudne. Aga mis ma siis ostsin? Ostsin 85 € eest, tegelikult oli eelarve 70, aga nipet-näpet ostsin ka nimekirja väliselt, nii et läks natuke rohkem. Aga mis ma ostsin? Sellist küüslaugus saia. Ma loodan, see on küüslaugu. Ühesõnaga siis friikad, jäätised ja gyoosad. Need ma olen kohe üle külma. Nii, vaata, mis meil siin veel on. Majonees, kefir, hapukoor, kanapoolrõivad, vahukoor ja piim. Siis kohukesed, Sonjale kohupimad desserdid, beikon. Ma ei tea, see on nagu see hommikubeikon on just ainuke normaalne beikon. Ostsin mingi teist viimati ja seal olid mingid tükid olid sees, nagu selles mõttes, et mingid kondid või midagi, luud. Siis laste neid toorvorste. Kohupima pasta, suur latt vorsti, riivjuust, toorjuust, salatikurki, ilmselgelt ma hakkan tegema kartulisalatit, siis on hakkliha ja 2 pakki mune. Nii, siis on kookoshelbeid. Tahan neid kookosküpsiseid teha jälle. Hiina kapsas, kodujuust, kurk, porru. Ma ei tea, miks ma selle porru võtsin. Aga okei. See on 1 paprika, 2 pirni, lillkapsas, meil on sidrun, sibulad, banaanid, mingi 4 õuna ja mis meil veel on? Mis meil on need? Nektariini ostsin ka. Nektariinid. Viimati, kui ostsin, siis olid need päris head. Ja kartulit. Ja tegelikult ma ostsin ka suure paki krõpse nosimiseks. Siis on meil siin veel või, väike mesi, 2 pakki komme ja leib. Ja tegelikult on veel koka ka liitrine või pooleteisene, ma ei tea palju see on. Ühesõnaga jah, need kommid, krõpsud ja koka olid siis sellised ostunimekirjast välised ja sellepärast läkski natukene üle eelarve. Aga ma hakkan tegema frikadellisuppi sellest hakklihast siin ja tegelikult seda hakkliha jääb alles ka. Ma teen hästi väikse koguse, sest et ei viitsi nagu rohkem kui 2, maksimum 3 päeva süüa ühte sama asja ja Sonjaga 2 peale me nagu väga palju ei söögi seda suppi on ja. Nii et saab poolest teha suppi, poolest teen mingi kastme värgi ja aga rohkem jällegi. Ja, ega ma frikadelle iga kord ei viitsi ise teha. Kui aega on ja
viitsimist, siis muidugi parema meelega ma teen ise. Aga vahel ka juhtub seda, et ma ostan. Vot, aga ma panen kõik asjad külmkappi ja hakkan süüa tegema. Siin said mu frikadellikesed valmis. Kartul, panen ka lillkapsast juba porru ja porgand. Praadisin läbi ja panin keema. Siin ma hakkan tegema seda hakkliha kastet siis, mis alles jäi. Ja ma ostsin ka kana. Ja ma mõtlesin, ma teen selle mingi teine päev, aga ma ei vaadanud, et see on tänase kuupäevaga, nii et see kana tuleb ära teha. Õnneks tal mingit lõhna ega midagi küljes pole veel, aga ma ei saa aru, kuidas ma ei vaadanud seda kuupäeva. Ma olen alati see, kes vaatab kõikidel asjadel kuupäeva. Ja kuidagi kana jäi mul, või üldse lihatooted jäid mul 2 silma vahele. Nii et jah, teeme ära, siis pole hullu. Kell saab 9 kohe ja supp põdiseb. Kaste on põhimõtteliselt valmis kohe. Või see hakkliha haudub seal. Ja samal ajal ma lähen panen pesu kuivama, sest et mul tuli mingi ilge tuhin peale mõned päevad tagasi siin. Hull koristamistuhin ühesõnaga. Kõik voodipesud, kõik asjad koristasin ära, pesin ära, vahetasin ära. Mu jutt on veits segane, sest et ma olen terve öö üleval olnud, kell on 9. Ma peaks tegelikult juba 2 tundi magama. Aga ma ei ole magama läinud. Nii et ma teen selle pesu ära. Ja ma ei tea, tahaks nagu magada. Aga ma ei tea, kas minna kodus magama või minna vanemate juures. Panin rõdule asjad kuivama ja siis samal ajal koristasin teised asjad ära, mis ööga mingil imekombel kuivasid ära. Ja nii palav oli, nagu siis kui päike paistab, räigelt kütab. Mul on see must pusa ka muidugi selles on ja ühesõnaga ma ikkagi otsustasin, et ma sõidan kohe vanemate juurde ja panin lühkad jalga. Ma ei tea, kui hea või halb mõte see on, aga ma panen lühkad jalga ja ma lähen sinna. Võtsin 2 purki välja, mis ma leidsin kapist ja mõtlesin, et ma võtan suppi kaasa vanemate juurde. Miks mitte? Saab Sonja seal süüa, saavad vanemad ka natuke. Ja see kaste tuli mega hea. Panin juba siia kausikese, või see ei ole kausikese, klaasist karp. Aga hakkliha kastmega sa ei saagi väga pange panna. Ja neid kanu mõtlesin korra, et kas ma võtan vanemate juurde need kaasa, et praegu seal need ära. Sest need on mul marinaadis. Või mis marinaadis? Need on lihtsalt selle broileri maitseainega tehtud. Ja vist siia selle sama, thank God, õige kauss oli. Siia mul sellised kaaned käivad peale. Nii et saab seda kaasa võtta ikkagi. Ja nii ma teengi. Ma võtan jäätise ka veel, söön jäätise ära, siis suhkrulaks annab natukene energiat. Kodus tagasi, võtsin just kuivanud pesu rõdult ära. Nüüd on vaja kõik see siin kokku voltida. See ilm muidugi
ei ole nii soe, nagu ma arvasin, et lühkadega võiks olla. No polnud midagi hullu, aga oleks võinud ikka pikad püksid panna. Vot. Ja noh, ega ma tegelikult vastu ei pidanud ikkagi magamata. Ma ei arvanudki, aga magasin siis veits vanemate juures mingi 4 tundi või. Sonja magas ka samal ajal. Ja siis tulime koju ja noh, nagu on näha, siis me tegeleme siin koduste asjadega. Sonja mängib enda toas seal. Ja homseks on meil ka plaanid. See nädalavahetus toimub nii palju asju seoses selle lastekaitsepäevaga. Kuna lastekaitsepäev satub siis esmaspäeva peale, siis noh, jah, esmaspäeval väga palju, et inimesed ei saa ju minna. Ja siis õnneks on nagu nädalavahetusel ka toimub, et ei ole ainult ühele päevale surutud kõik need üritused. Ja homme eksprompt siis tuli mõte, või noh, tähendab ma vaatasin, et mis nagu kuskil toimub ja sõbranna Keilas kirjutas, et tahab mul Sonjale anda hunniku riideid ja siis ma ütlesin, et homme on Keila päevad, et me tuleme siis sinna. Vot, nii et homseks on see plaan. Pühapäeval on ka mingit üritusi, ma ei tea, pean vaatama, kuhu me tahame minna. Ja eks ma siin voldin edasi oma puhast pesu. Kell on juba 6:30 kohe. Et õnneks söögid on valmis. Suppi sõida natuke ema juures täiega ja supp tuli, ma panin paprikat ka sinna lõpuks, sellepärast et nagu seal ei olnud sellist rikast maitset väga ja siis paprika tavaliselt annab seda. Ja kana tegime ära ema juures ja siis see kaste, mis ma tegin kodus, sinna ma teen siis tatra juurde, et seal seda sööb tatraga, et oleks hästi võimalikult rikas toidulaud. Võib-olla ma vaatan, äkki ma viitsin täna selle kartulisalati ka ära teha. Siis on hea seda homme kaasa võtta, süüa seal Keila päeval, kuigi noh, nagunii me ostame midagi veel sealt, on ju näksi, aga et siuke võib-olla veits, ma ei tea, toekam toidukord oleks, et ma ei taha neid friikaid nagu osta kogu aeg. Jah, ma ostsin koju ka friikaid, need on siuke SOS olukorraks, aga pigem nagu mitte. Varsti, vaata, ma annan sulle kaasa. Rohkem ei mahu sulle keegi kaisu. Kes sul on seal? Jaa, kõik võtsid kaisu endale, jah? Lähme tuttu nüüd ja lähme loeb raamatut ja lähme tuttu. Mis see kell on? Pool 10 ja mul on siuke tunne, et see päev on kestnud terve igaviku. Panin Sonja magama ja ma isegi lõpus ma ei viitsinud enam ta toas olla, sest et ta pani kõik oma mänguasjad enda voodisse ja siis ta lallises nendega, jutustas ja siis ma olin mingi okei, magama lähed või? Siis ta mingi, ütlesin okei, tead, tšau, ma lähen ära, sest et ma olen juba istunud siin, ma ei tea, mingi pool tundi. Ühesõnaga ma tegin oma salati lõpuni või noh, selles mõttes, et ma lõikusin kõik ära. Segasin ära, et vaadata palju siin mida on. Homme panen selle salati kurgi siia. Ma ei tea, kas ma hernest panen, vist ei taha. Ja porgandit ka mina ei pane väga harva. Ja siis ongi majonees ja hapukoor ja that's it. Ma ei taha, et ta oleks siuke vastik läbi vettinud. Et ma teen homme kõik ülejäänud. Ma ei lase tal nii-öelda tõmmata öösel, sest mul ei ole seda vaja. Ja ongi kõik. Mul on tänaseks läbi omadega. Mega pikk, mega tegus, mega produktiivne päev oli. Ma olen väga nagu rahul selle päevaga. Mõtlesin veel, kui ma panin Sonjat magama, et äkki teeks küpsiseid veel. Mõtlesin ei, jätame need teiseks päevaks. Aga ma koristan selle lagasid ära. Ja pesu ja magama. Tere hommikust.
küll täna on olnud mõnus hommik. Välja arvatud see, et mul läks kell 5:30 uni ära. Aga ju siis magasin ennast välja. Vähemalt Sonja on ikka veel voodis, kell on 8, tärkas 7:30, aga ma küsisin, kas tuled voodist välja, ta ütles ei. Nii et ta veel vedeleb seal. Mul on puder podiseb, teen kaera, helbe ja hirsiputru, veits segasin neid. Ja siin on siis see minu salatike, mis ootab kogu segamist. Läbilase sõela sellest, et mida aastavedelikku siin on liiga palju. Okei, teate, seda kurki oleks isegi 2 pakki vist olla. Ja tegelikult ma pean vist selle vorstijupiga viimase siia ikkagi sisse panema. Mõtlesin, et jätan natukene, et teen mingi päev neid riivjuustu ja vorstiga pannakaid, soolaseid. Aga tuleb vist siia sisse kõik panna. Kurki oleks võinud veel 1 purk olla või pool purki. Näe, tipsud üle. Vorst kukub siis. Et võib oli jagu. Tegelikult vist ei ole ka hulla. On siia tavalist kurkiga ju sisse lõikuda. Niisugune tunne, et midagi on puudu siit salatist. Nagu kartul, vorst, muna, hapukurk. Ongi kõik või? Kas mul on midagi meelest ära läinud? Nagu ma seda eile tegin, ega ma ei olnud ju ütleme kõige fokusseeritum ka. Vist on kõik ikka. Ma ei tea, kas ma lõikan siia tavalist kurki sisse või mitte. Aga ma olegi teile rääkinud, et mida ma siin üldse teen, miks ma seda teen. Kuna ma puhkusele see aasta nagu reisile ei läinud enne, või mitte see aasta, aga sel korral, siis, aga ma olen ikkagi kuidagi nagu, ma ei saa öelda, et harjunud, sest ma olen 1 kord puhkus olnud enne, aga ikkagi kuidagi tore on väärustada seda, et kui sul on puhkus ja ma ei tea, need vabad päevad, et mida sa siis nagu teed ja siis ma mõtlesin, et nagu why not, et ma siis teen 3 päeva kaupa, sest ma arvan, et 1 päeva kaupa, see läheb nagu liiga intensiivseks ja ma ei jõua. Ja pole võib-olla näidata ka nii palju, või rääkida 1 päeva materjali. Et mõtlesin, et ma siis teen 3 päeva kaupa, nii nagu ma tean, mõned tegid seda vlogmassi ja mul on siis VK-mass ehk siis vacation ja vlogmass kokku panda neile. Mõnus mahlane on see suurde panna. Ja ühesõnaga siuke kontseptsioon, et siis siit peaks tulema päris mitu vlogi selle jooksul. Kuigi suvi nagu algas juba või kohe algab. Jaa, emme siin! Väga hea. Siis ma loodan, et teil ikkagi on aega vaadata neid vloge. Võib-olla teengi suve alguses sellise intensiivsema ja pärast suve jooksul võtame puhkuse, sest kellelgi pole nagu nii aega vaadata väga neid. Asjad kohe saad. See on kõhu täis sellest enne, kui puder jõuab valmis. Poti täis. Päris suur kauss ikka. Nii. Aga olgu. Me sööme, sätime ja lähme Keila päevale.
Sonja, tšau! Emme siin! Keila-päeval on käidud, tegime tiiru peale seal selle laadaosale ja natuke Sonja hüppas ka batuudi peal nagu tõesti mõned minutid, sest ei julgenud rohkem ja lõpuks selle kartulisaati, mis ma kaasa võtsin, selle sõin mina ise ära. Aga õnneks ma võtsin kaasa seal saiak või neid õunad alla, selle sõi ära ja nüüd saiakesi võtsin. Ja nüüd, kus on koer? Ja nüüd siis Sonja jäi tuttu vankris, jalutan siin. Lähen istun parki, võtsin raamatu kaasa endale, loen seda. Ja Tripoli on ka meiega, jookseb siin keelvestil juba. Nii et jah, toodetavasti tund kuni 2 saab natuke puhata olla. Ja siis vaatame edasi, mis me teeme teise poole päevast. Ei pane kastet. Panen kokku siis. Kodust tagasi ja mul on vaja Sonja kappi jälle sorteerida. Ja sinu kappi on vaja jälle sorteerida. Ma sorteerin seda, ma ei tea, mingi mitu korda kuus, kuigi ta ei kasva nii kiiresti. Aga ma olen mingeid asju saanud ja ma olen need lihtsalt lisanud sinna niimoodi kappi. Ja mul oleks vaja neid ikkagi panna õigesse kotti ja õigesse kohta, sest praegu on lihtsalt suvaliste riiulite peale, aga ma tahaks kõige kõrgemale need panna. Pluss me saime siis kotitäie asju veel, papukesed, teised kroksimootlaadsed. Lähevad sul jalga või? Proovinudki neid. Anna jalakene. Annad jalga Sonja või? Vaata, see on teine jalg läheb siia. No, anna siia. Nii. No, nüüd lähevad sul... Jaa, nüüd lähevad sul jalga küll. Paneme selle. No, pane jalg siia sisse. Sul on siin ruumi küll, aga nad ei lähe edasi siit. Aga need on päris head sulle. Jah, lähevad jalga suvel veel kanda. See on mingid mütsid. Mütse ka ma ei... See, ma arvan, läheb küll sulle. Jah, tahad proovida? Ei taha proovida. Tahad? Tule siia. Tule proovime seda. Jaa, tule proovime seda mütsi. Aga sa tahad papud panna jalga või? Nüüd tundub, et meil tuleb siin mingi moeshow Sonjaga. Tegelikult mul ei olnudki plaanis teile kõiki asju näidata, mis ma siit sain. Lihtsalt jah, et väike update, et me oleme nüüd kodus ja võib-olla mingi aeg lähme veel õue, kell on 4:30, aga muidu oleme kodused. Täna rohkem ei lähe kuskile kaugele. Tupli! Patsu! Kalli, tupli! Nüüd see kuku. Emma, istu!
Emme istub. Täna hommikul tuli küll, no mitte päris, et nutt kurku, aga selline ilm ja see ilmaennustus. Kui eile veel näitas, et noh, on siuke palju lubav, et tuleb ka päikest meil siin, noh, sooja on kogu aeg näidanud 20+ kraadi, aga oli ka nagu päikest, siis nüüd on lihtsalt kogu aeg ainult vihm. Ja siuke masendus tuleb peale, et nagu okei, tore, et on suve, aga see vihm rikub kõik ära. Ja siis no hommikul kohe hakkasingi vaatama seal ikkagi mingeid reise ja ma ei tea, suht nadi. Samas ma nagu, ma ei tea, mul on siuksed nagu veits lost, et tahaks minna reisile, samas ei tahaks. Ma ei tea, see kuidagi mingi 5 päevaks minna tundub nii mõttetu. Ma ei tea, ma lihtsalt loodan, et see ilmaennustus ikkagi muutub ja lähevad paremaks need ilmad. Et olgu seda vihma, aga äkki mingi ainult öösel, et päeval las olla nagu parem. Aga täna me lähme mingi perepäev või? Ühesõnaga lool toimub mingi üritus, jällegi seotud selle lastekaitsepäevaga, mis on tegelikult homme, on ju. Aga täna jah, lähme sinna ja ma panin Sonja kirja, seal on mingid lastejooksud. Panin Sonja ka kirja ühele, vaatame, kas ta läheb sinna või ei lähe. Aga mingi 2 tunni pärast ja hakkame liikuma. Või noh, veits varem, aga 2 tunni pärast hakkab pihta see perepäev seal. Janju kätte! Ja isemme tuleb! Lapsid jooksevad teid ümber. Nii! Looperepäev! Selveri vastu rahvajooks! Sonja, oota! Heia! Sõnni tipumad on rajal! Heia jookseme! Sonja, tule! Sonja! See on kisti. Tule vaata medal, tule võta. Üle. Nii, vaatasid medali. Mida said? Me oleme kodust tagasi, me olime seal päris kaua seal loo perepäeval. Mingi kell 1 alles hakkasime koju tulema, see hakkas kell 11 pihta. Ja noh, ma veits nagu tahtsin varem tulla juba, sest et Sonja peaks tegelikult voodisse minema kell 1 juba, aga meil oli veel süüa ja kõike seda. Aga noh, ta ei tahtnud sealt kuidagi ära tulla, et muidugi arusaadav, et need batuudid olid nii vahvad ju. Ja need olid tasuta, seal olid 4 erinevad.
üks siis oli täitsa nagu väikestele, mis oli väga-väga tõesti hea, nagu eile, kui me käisime Keilas, siis seal pidi maksma nende eest ja seal Soon nagu kartis, et ta polnud varem batuudi peal olnud. Ja siis, jah, ta oli eile nagu konkreetselt mingi paar minutit, aga täna ta sai sellega palju paremini hakkama, see oli palju nagu, selles mõttes tal oli kergem sealt välja saada juhul, kui midagi on ja, et see eilne oli veits keerulisem, kui nii võtta. Aga jah, täna ta nagu täiega nautis, talle meeldis seal ja isegi sai ronitud üles sealt, et liugu lasta, et ma olin uhke selle üle. Ja muidu oli väga vahva. Ja siis nüüd mingi natuke peale 2 jäi ta magama, kell saab 3 varsti, et me ei teagi, vaatame, kaua ta magab. Ja õhtuks on nagu vaja minna pediküüri veel õe juurde, aga ma ei tea, õde kirjutas, et tal pea lõhub, et võib-olla teeme mingi teine päev. Eks ma kirjutan taga üle siis, kui Soon ärkab. Aga seesus selle pediküüriga on, et mul õde siis palus, et ma teeksin sooduskoodi ja pediküür on siis terve suvi 25 €. Esimene kord on 25 € ja tegelikult ta teeb tõesti väga hästi. Et nii keellakiga kui ka ilma, ma pean üle küsima, aga minu meelest mõlemad on ikkagi 25 ja tavahind on siis 35. Vot, et ma ei hakka siin enda jalgu näitama, et nagu enne ja pärast on ju, et aga ma võin garanteerida, et ta teeb väga hästi ja asub siis Lasnamäe Tähesaju City's. Et kui on huvi, siis panen siia alla tema kontaktid, et läbi Instagrami saab talle kirjutada. Ja rohkem ei olegi vist. Ja siis tegelikult, mis meil õhtuks veel plaanid olid, et ma peaks nagu sõbranna juurde minema, kes ka tahtis mulle anda mingeid riideid Soonjale, aga ma ei ole kindel, kas me jõuame sinna, et seal pediga läheb aega ja mis kell see Soonja ärkab ja ühesõnaga vaatab seda jooksvalt siis. Ja kui me pedisse ei lähe, siis me kindlasti käime sõbranna juurest läbi ja tegelikult tahaks ka kuskile mänguplatsile, et võib-olla Tondirabasse lähme. Et ilm on täna on hea, kuigi hommikul oli seis päris nukker, siis praeguseks päike paistab ja veits tuuline on, aga peaasi, et päike paistab. Näite, kuidas sa jooksid, Sonja? Näite tädile, kuidas sa jooksid? Jooks emme juurde. Niimoodi jooksid. Näeme seal. Santik.